mees ja tema saapad. Ükskord oli üks meesterõhvas kuulnud juttusi jänese isanda krutskitest ja arutab nüüd endamis, et ega temagi jänese isandast lollem ole. Muretses endale ükskord paari jumala uusi punaste pealsetega säärikuid. Kui ta neid parasjagu teeperve peal uuris, kuuleb keegi tagapool vankriga tulemas. Mehel kohe selge pilt, kes tulemas, sest temal ülevalt künka otsast kõik hästi näha, mis koorma peal on. Vankrimees oli linnast oma naisterahvale kleidi jaoks kalinguri ja puhvetikapi tarvis sinist karva savinõus jost. Säärikumees võtab ja heidab ühe oma sääriku keskteed. Ise ka poeb põõsastiku peitu, et sealt vaadata, mis vankrimees teha kavatseb. No, eks jõuabki vankrimees ligi ja näeb säärik keskteed. Hüüab hobusele brrrr ja hakkab seda säärikut õige mõttelikult uurima. Arutab, oleks teid 2, korjaks üles, aga ühega pole midagi peale hakata, kui just teine jalg puust ei juhtu olema. Sõidab siis edasi, aga see mees, kes saapa keskteed jättis, pistis liduma, jõudis vankrimeest ette ja heitis nüüd teise saapa tee peale. Vankrimees jõuab ligi, näeb teist saabast. Ohoo, hüüab mees, see ju teise paari mees. Seisa sina paigas, ütleb hobusele, ma toon selle teise Viskab ohjad poripõlle peale ja läks teise sääriku järele. Kui vankrimees läinud, kahmas saapamees vankrist kalinguri ja savinõud ja tegi nendega minekut. Peitis asjad võsasse, siis aga tuli tee ääre tagasi, et näha, mis teine mees teha võtab. Näeb, tulebki teine mees säärik käest tagasi. Nüüd tal neid terve paar. Kui mees vankrisse ronib, märkab kohe, et keski on tema kalinguri ja saviastjad viltu löönud, aga ei ta lausa ühtki sõna. Vaatab aga säärikuid ja hakkab naerma. Mees, kes ennast võsasse oli peit, ei teanud enam, mis nüüd ette võtta. Seisab jah seal ja kratsib kukalt, vaatab vankrimehele järele ja nii kaua, kui silm võtab, näeb, et mees aina vahib oma säärikuid ja muudkui naerab. Nüüd võsamehel otsus valmis, et läheb ja uurib järele, mis nende säärikutega ometigi lahti on. Et see vankrimees võib nii kerge südamega oma kalinguri ja savinõud tema saabaste vastu anda ja veel takkaotsa naerda. Lippab küsib võsamees nüüd suure kaarega vankrimehest ette ja saab temaga tee peal kokku. Vankrimees laseb parajat raavi, ise aga muudku vahib säärikuid ja endal nägu naerul. Kui keskteed meesterahvast märkas, läks tema nägu veelgi laiemale naerule. Meesterahvast tee peal ütleb, miski asi paistab sulle koledasti nalja tegevat. Mees vankri peal aga pistab selle peale veel nii koledasti hirnuma, et pidi endal kõhu katkestama. Ei saanud muud suust kui hirmsast. Ei, need saapad. Mis nende saamastega see lahti on? Mulle ei paista nende juures miskit naljakat olema. Oi, need saapad, oi. Saad vist päris peas segane või? Aga mees vankri peal kostab selle peale, oi, eks sinagi lähed vist peas segaseks, kui näed, et keski on tee peale saapad maha poetanud ja sul pole vaja muud, kui need üles korjata. Oi, siuksed punaste käänistega säärikud. Mees tee peal ütleb, kuule, mul olid täpi pealt siuksed ja mind ei annad sugugi naerma. Aga mees vankri peal kostab, sa naeraks minust veel hulleminigi, kui leiaksid tee pealt saapad ja avastaksid, et ühe saapa sees on $10 ja teise sees sama palju. Mees tee peal ütleb, anna, las ma vaatan neid saapaid. Need on minu omad. Anna siia. Ma just eile kautasin nad häägu linnast tulin. Anna raha siia. Mees vankri peal paneb silmad kinni, just kui peaks millegi üle aru, siis aga küsib, oled sa ikka kindel, et need sinu omad on? Mees tee peal vastab, on jah, mul selle kohta tõenduski olemas. Kena. Eks karga siis mu kõrvale vankri peale ja näita seda oma tõendust. Mees tee pealt kargabki nüüd ratta peale, aga enne kui jõuab istet võtta, paiskab vankrimeest ta vankri põhja peale pikali, kargab ta otsa, seub mehe kinni ja toimetab vangimajasse. Vangimajas pannakse mees üles tunnistama, mida ta kalinguri ja savinõudega teinud. Noh, ei tea mina seda öelda, kui kaua nad teda seal hoitsivad,
aga seda ma tean, et enne lahti päästmist sai ta igastahes veel palja ihu peale 39 sirakat. Noh, muidugist ei leidnud see vangrimees säärikute seest miskit raha. Seda juttu aasta niisama suu soojaks, sest sedamoodi lootis ta seda meest pihku saada, kes saapad maha poetanud. Ta ju teadis, et seal ligiduses, kus ta need säärikud leidis, peab olema ka see, kes tema kalinguri ja saviastjad varastanud.